Tähendusloomes on oluline mõista inimest, sest müük ja turundus toimub inimesele. Antropoloogia on oluline osa inimeste uurimisest ja andmete kogumisest kvalitatiivselt. Intervjuu raamiks on loengute süsteem, märk, mudel, lugu ja kultuur. Intervjuu keskendub mudelile ja kultuuritasandile, ehk kuidas mõista maailma ja inimest reaalselt käitumas. Head kuulamist! Turundusmärgid. Tere, mina olen Sven ja täna ma räägin antropoloogidega Keiu ja Sigritiga. Tere! Tervist! Meil on kohe võime alustada sellise lihtsa küsimusega või teistpidi võttes väga keerulise küsimusega, et humanitaaralasid on hästi palju ja millest turundusinimesed alles õpivad kuulma. Ja üheks nendeks on minu meelest ka antropoloogia. Et alustame intervjuud sellisest lihtsast küsimusest, nagu veel kord üle korrata, et mis on antropoloogia, kui sellest tuleks rääkida täiesti tänavalt inimesele? Kui tihti minu käest küsivad, kas või minu vanaema või minu perekond on viimased 10 aastat küsinud, et mida sa täpselt õppisid ja kes sinust sai ja mida sa teed. Aga mulle meeldib kõige enam sellest rääkida kui inimeste tundma õppimisest. Ja tegelikult ju seda teevad nii arstid kui psühholoogid kui semiootikud kui kes kõik veel. Aga mis antropoloogide eriliseks on see, et ta mõtleb inimesest kultuurilises ühiskonnas. Ehk et inimesed omavahel loovad kultuure, neil on oma rituaalid, tabud, hierarhiad, neil on oma hakkamasaamise tööriistad. Ja kui antropoloogia alguses uuris vanu hõime, siis tegelikult kõik need samad asjad on ka tänapäeval olemas meie kontorikultuuris või Prisma nende poelettide vahel. Ja antropoloog võtabki oma inimeste tundmise tööriistad ja hakkab küsima, et aga mis paneb teda ostma jogurtit või miks ta tahab endale just uusi Maci kõrvaklappe. Aga millised on need tööriistad, mida te kasutate oma töös? Kui võtta näiteks pood näiteks? Mida antropoloog teeb, on see, et ta proovib minna ja elada koos inimesega või teha koos inimesega neid asju, mida inimene teeb, nagu astuda tema kingadesse või proovib saada endale samasugused prillid, läbi mille see inimene, keda ta uurib või see grupp, keda ta uurib, maailma vaatab. Ja võib-olla hästi konkreetse näitena, et kuidas me seda teeme. Näiteks on see, et antropoloogid räägivad inimestega, teevad süvaintervjuusid. Samal ajal me teame ka väga selgelt, et see, mida inimesed ütlevad, see, mida inimesed teevad ja see, mida inimesed ütlevad, et nad teevad, on 3 täiesti erinevat asja. Ja võib-olla üheks heaks näiteks siin on see, et me kunagi Rakendusliku Antropoloogia Keskusega tegime ühte uuringut, mille koodnimi on meil piimauuring. Ja siis oli ka intervjuu inimesega, et milliseid piimatooteid ta tarbib, lihtsustatult öeldes. Ja siis selle lõpus antropoloog läks ja tegi külmkapi lahti. Et vaatas, et mis seal sees tegelikult on. Ja kui intervjuus inimene oli öelnud, et ega ma neid piimatooteid tegelikult eriti ei tarbi, et vähe. Ja siis uurija tegi külmkapi lahti ja siis seal oli kohuke ja juust ja jäätis ja veel mingid asjad, kus tuli väga selgelt välja, et see, mis on piimatoode, et see on erinevate inimeste jaoks väga erinev. Ja ma arvan, et siin, kui sa supermarketina või mingisuguse piimatoodete tootjana proovid oma toodet müüa või supermarketis mõtled, et kuhu asju paigutada, et siis on oluline teada, et millistesse kategooriatesse su klient sinu toodet tegelikult paneb. Et siis sellest lähtudes sa ilmselt oled oma müügis natuke edukam. Aga täpsustame seda, kuidas see elamine ikkagi käib selle antropoloogi ja kliendiga või inimesega koos, et kui ma õigesti aru sain?
See on isegi 60-ndatel tehti, kui ma õigesti mäletan, Norras uuringuid, kus antropoloog istuski kööginurgas puki otsas ja jälgis seda perekonda võib-olla isegi mitu kuud. Täna me teeme uuringuid natuke teistmoodi, et me üritame küll saada inimese koju, ehk siis tõepoolest me lähme tema juurde, vaatame, kuidas ta pakib lahti oma Wolti tellitud toidu või näiteks lähmegi temaga koos poodi, vaatame, kuidas ta seal otsuseid teeb, mida ta samal ajal räägib, kuidas ta oma lapsi kantseldab, kuidas ta autot pargib, nagu kõik need detailid on antropoloogile hästi olulised, et selles ostmise momendis see ei ole ainult toode ja raha ja selle supermarketi bränd, vaid see on kogu tema elu sellel hetkel. See, et kuhu hetkes selle poodlemise oma päevas mahutab, kuidas ta sinna jookseb, kuivõrd stressirohkes on või ei ole, kas nagu, et see on kõik kogu kupatus või veel enam. Näiteks hiljuti just õnnestus mul konsulteerida ühte köögidisaini ettevõtet. Ja see köögidisaini ettevõte lõi endale uut brändi ja disainifirma tegelikult küsis, et olgu, et te ehitate kööke, aga mida te tegelikult teete? Sest see köök on ju nii palju erinevate tegevuste koht. Köök on koht, kus lapsed õpivad. Täna on köök koht, kus sa võtad vastu oma toidukulleri. Köök on see, kus sa võib-olla presenteerid või annad sõpradele mingisuguseid snäkke. Köök on muuhulgas ka see, kus sa toitu teed, et mingisugused vanad, aga mingisugused uued mehhanismid on põimunud. Ja siis antropoloog üritabki mõtestada seda, et mis kõik need erinevad toimingud seal köögis toimub ja kuidas siis üks köögidisaini ettevõte võiks endast rääkida. Siit võib-olla ehitades Keiu jutule üks mõte, mis mul tekkis, natuke hüpates tagasi sinna, et kui sa küsisid, mis antropoloogia on, aga just selle köögi ja seal toimuvate tegevuste näitel, et antropoloog võtab need pisikesed argielu praktikad, et lapsed õpivad köögis ja nii edasi ja analüüsides me proovime ka nagu aru saada, et milliste suuremate fenomenidega need seostuvad. Köök on koht, kus sa väljendad armastust. Köök on koht, kus sa sõpradega lood sotsiaalseid suhteid. Söögi tegemine ei ole puhtalt nagu, ütleme siis, toitainete saamine. See nagu väljendab tervet su nagu maailmavaadet seoses tervisega näiteks. Et kuidas need argipraktikad on seotud suuremate asjadega. Ja kuidas nad nagu ühelt poolt on mõjutatud nendest suurtest fenomenidest, aga teistpidi ka mõjutavad neid suuri fenomene. Seoses köökidega tuli meelde. Et kuidas sa siis köögitehnika müüjana või köögi ehitajana toetad seda, et inimene saaks väljendada armastust selles ruumis. Aga kui me räägime juba sellest, et mis antropoloogia nagu sügavuti siis on praktilise näiteabil, siis mis antropoloogia siis ei ole, et võrdluseks sellega, et mis ta siis on? Ma mõtlesin sellele küsimusele enne ja mulle tundub, et võib-olla Keiul on mingid muud asjad, mida antropoloogia ei ole, aga antropoloogia kindlasti ei ole viis hierarhiaid luua või nagu siuke evolutsiooniline lähenemine, et üks on parem kui teine. Et kui kuskil juba on mingid siuksed nagu hierarhiad või paremuse järjestuses kategooriad, et siis see ei ole antropoloogia. Et nagu antropoloogid ütlevad, et siukest asja nagu normaalsus ei ole olemas, et on lihtsalt erinevad normaalsused. Mulle meeldib mõnikord vaadata, kuidas meediaartiklid on üles ehitatud, et 20% eestlastest arvab midagi või kuidas seda usuvad enamus rahvusest. Ja tihti ka erinevad ettevõtted kasutavad oma kvaliteedi hindamisel või tagasiside uurimisel 10 palliskaalasid. Aga antropoloog ei ole see, kes paneb 10 palli skaala ja annab punkte. Ja need tööriistad avavad nii palju laiema maailma. Tihtipeale me otsime oma elus vastuseid küsimustele, mitte kui palju, vaid miks. Miks inimesed midagi teha tahavad või miks nad mingil viisil käituvad või veel enam, et kuidas panna neid mingil teisel viisil käituma.
Aga siis, kui me läheme uuringutesse, siis me unustame selle ära ja me küsime nii tihti, kui palju. Ja siis tegelikult see protsent harva kõneleb meile millestki selle kohta, et miks või kuidas seda muuta. Aga kuidas see miks ikkagi siis esile tuleb antropoloogia puhul? Ma arvan, et see ongi see üks väljakutse nagu antropoloogia nii-öelda nagu turundamises või müümises, et eestlased on, ja no mitte ainult eestlased, me oleme hästi numbriusku. Et kui sul ikkagi on nagu 9,5 10-st, et noh, siis on nagu hästi. Aga noh, mida see 9,5 selle inimese jaoks tähendab või mis tagajärgi see kaasa toob? Et siis kuidagi, et see antropoloog lihtsalt proovib öelda kohe alguses, et see on tore, et teil on see 9,5 10-st, aga lähme siit edasi. Et lähme vaatame, et mida see nagu nende inimeste jaoks tegelikult tähendab ja mis on selle tagajärjed teile või et mis on need asjad, mis ei ole hõlmatud selles numbris. Et me kuidagi nagu meie 5 numbritega tegeleda on proovidagi öelda, et see on väga tore, et need siin on, aga vaatame nüüd edasi. Ja väga, jah. Mulle meeldib ka antropoloogia juures see, et ta ei võta asju iseenesest mõistetavana. Näiteks kui küsida inimeste käest, et kui tihti nad pesevad hambaid, siis nad ütlevad 2 korda päevas, hommikul ja õhtul, sellepärast et see on õige vastus, mida öelda ja see on see, mida sa vastad igale küsitlusele, mis sulle saadetakse. Aga kui sa hakkad küsima, et kas see tõesti on niimoodi, ma arvan, et vist igaüks on diivani ette magama jäänud või näiteks need hommikud, kui sa ärkad natuke liiga hilja või mingisugused teised hetked, kus sa unustad maha hambaharja või mingisugused inimlikud hetked ja näiteks kuidas inimesed siis seda olukorda lahendavad. Et antropoloog tõesti läheb iga argi olukorra juurde nagu avastamata alale. Et üritab leida või vaadata seda võõraste prillidega, uue pilguga ja mõelda, et okei, aga miks siis inimesed ikkagi nii teevad? Ja me märkame, et see, miks me midagi teeme või miks me midagi ütleme, on tihti mingite väljapoolt peale või välja kujunenud normide tulemus. Just seesama hammaste pesemise näide, et meil on kultuuriline norm, et hambaid pestakse 2 korda päevas. Ja inimestel on väga raske vastata sellele küsimusele midagi muud, aga antropoloog selle nii-öelda pinnimise, süvaintervjuudega, vaatlusega, tagasiminekuga, usalduse ehitamisega saab inimesele lähedale ja mõnikord ma mõtlen isegi, et me saame inimesest nagu selle kuidagi eheda pilgu, me saame nagu üksteisest eheda pilgu, et aga mida me tegelikult teeme ja mida me tegelikult arvame ja mis toimub selle pealiskihi all. Aga kui nüüd üks ettevõte tuleb teie juurde või üldse antropoloogia küsib abi nii-öelda, siis mitut inimest on vaja selleks, et antropoloog saaks teha tööd, et midagi järeldada nii-öelda? Väga hea valimi küsimus. Seda on nii, alati uurijatele meeldib öelda, et seda on jube raske öelda, sellepärast, et see oleneb nii paljudest asjadest. Aga järjest enam mulle tundub ise uuringuid olles mitmeid läbi viinud, siis üsna hea valim on 10. Natuke naljakas öelda, et 10 tundub nii väike arv. Aga 10 inimest, kui see uuringu küsimus piisavalt hästi sõnastada. Ja tihtipeale on see, et me ei uuri kõiki maailma mehi või me ei uuri kõiki taimetoitlasi. Aga näiteks, kui me toome selle välja, et näiteks taimetoitlane naine, 35-aastane elab Tartus, siis näiteks 10 sellise naisega rääkimine annab meile väga hea pildi, et millist taimetoitu on üldse Tartus võimalik saada, kus saab toorainet, kus saab restoranides käia, millised kogukonnad on aktiivsed, kas tehakse koos süüa ja sellest 10 juba piisab. Aga tihti, mis uuringutesse tuleb, on see, et me peame ju võrdlema, aga kuidas Tallinnas on ja kuidas Pärnus on. Ja siis on see, et näiteks võtame 10 Pärnust, 10 Tartust, 10 Tallinnast. Mõnikord tahetakse tuua ka meeste-naiste võrdlus ja siis see grupp suureneb. Aga minu enda kogemus ütleb, et ei ole hea kvalitatiivset uuringut teha rohkema kui 50 inimesega.
et see on lihtsalt, see meetod eeldab süvitsi minemist ja selle grupi juba ette piisavalt ära defineerimist, et eesmärk ei ole haarata võimalikult palju. Eesmärk on haarata täpselt need õiged inimesed, kes annavad seda vastust, miks nad nii elavad ja kuidas nad selles oma elus elavad. Ja võib-olla, ja siin ongi nagu see väljakutse, et kui sul on siis ühel pool uuringufirma, kes teeb kvantitatiivse uuringu valimis 1000 inimest ja siis teisel pool on antropoloogid, kes ütlevad, et meil on 15. Et siis sellel tavalisel tellijal, kes tuleb numbrimaailmast, on nagu see, et aga 15 ei ole representatiivne. Mis ongi, et jah, aga tegelikult me ei otsigi vastust, et kui suur hulk Eesti inimestest arvavad, ma ei tea, taimetoit on äge. Me otsime vastust, et millised on need taimetoitlaste praktikad selles konkreetses kontekstis, selles kohas. Ja 10 on see vastus, et palju see vaja on. Aga kui see numbrid ja ütleme inimeste sügavus või see uuringu sügavus on nagu 2 ise asja, siis ma küsin sellise provokatiivse küsimuse, et kas antropoloogiat saaks teha näiteks puhtalt sellises formaalses keeles, formaalsete keelte abil või nagu programmeerida mingi tarkvara ja teha sisuliselt kõike seda kvalitatiivset asja nii-öelda matemaatika abil, lihtsalt kirjeldada matemaatika abil kõik ära. Muidugi intervjuud ja kõik selline süvaasi tuleb sinna juurde, et neid üldse seda kirjeldamist saaks teha matemaatika abil, aga kas üldse on olemas selline asi nagu matemaatiline antropoloogia näiteks? Mulle tundub, võib-olla see tuleb sellisest erialasest uhkusest, aga mu esimene reaktsioon on, et ei, et selleks, et antropoloogiat teha, sul peab olema endal mingisugune selle olukorra tunnetus. Mida antropoloog tihti teeb, me kasutame sellist mõistet nagu osalev vaatlus. Ehk me paneme ka ennast sellesse olukorda, et me tunnetame, mis tunne on olla inimesena, näiteks Tartus taimetoitlane. Võib-olla me elame ise need 2 nädalat seda elu. Võib-olla näiteks ma ise kirjutasin oma doktoritöö Soome ja Eesti vahel pendeldavatest eestlastest ja nende perekondadest, pendeldades ise 4 aastat edasi-tagasi väikesemate, suuremate vahedega. Ja seda inimlikku tunnetust, kuidas on olla inimene selles olukorras, mis on need emotsioonid, mis on need lähisuhted, kuidas maitseb laevatoit. Need on need asjad, mida ei saa minu arvates panna matemaatilisse valemisse. Ja ma arvan, et siin antropoloogia puhul ongi hästi või oluline ära märkida, et antropoloogi uurimisvahend on tema ise. Tegelikult see info, mille sa kokku kogud, sa kogud selle nagu enda kaudu. Ja mina oma magistritöö kirjutasin restorani organisatsiooni kultuuris, töötades ise aasta aega seal restoranis. Et kui sa oled osa et sa oled paratamatult mingil hetkel rohkem ja vähem osa sellest, mida sa uurid ja selle kaudu sa saad selle nagu saad lähemale sinna sisemisele vaatele. Ja siin võib nagu kriitikuna küsida, et okei, aga kuidas siis on objektiivsusega, kui sa ise uurid läbi enda ja kõik sellised asjad. Ja need on nagu selles mõttes relevantsed küsimused ja antropoloogid ise on teinud nagu, on olnud palju identiteedikriise, et mis meist siis saab ja nii edasi nagu selle minu keha, minu uurimisvahend nagu küsimuses. Aga siin ongi see, et antropoloog nii oma nagu tegelikult väljaõppes kui läbi praktika sa nagu harjutad seda, et kuidas siis võtta see uurija roll ja jätta need oma mingid eelistused ja arvamused kõrvale. Ja sa tegelikult lõpuks sa tahad teada, mida teine inimene arvab, et sa ei pea minema sinna või kuidas tema elab, et sa ei pea minema teda ümber veenma või mingid selliseid asju tegema, et see nagu on tegelikult tehtav. Ja ma olen ise hästi palju mõelnud selle peale, et näiteks loodusteadused on hästi uhked selle üle, et nad on hästi objektiivsed ja nii edasi. Ja siis just hiljuti lugesin ühte artiklit teemal, et see, kuidas kirjeldatakse munaraku viljastamist seemnerakkude poolt, et see on hästi nagu meeste keskne kirjeldus või nagu mingi siuke viis, kuidas
kuidas asjad peaks olema meie meestekeskses maailmas, aga et see tegelikkuses ei ole nii. Ja siis ma mõtlesin ka, et see on väga tore, et mis te siis kõik nende sotsiaal- ja humanitaarteaduste kallal võtate selle objektiivsuse pärast, kui juba bioloogias on see objektiivsuse küsimus tegelikult ka ikkagi hästi relevantne. Või Sigridi näide nii hästi toob selle välja, et isegi bioloogias, kus me kasutame ikka seda kultuuriliselt kallutatud sõnavara või me kasutame seda maailma ülesehitust, mis on meile tänapäeval omane või veel enam, mis oli 100 aastat tagasi omane. Ja mis on tegelikult konstruktsioon, mitte mingi objektiivne tõde. Aga millega antropoloogiat sageli võrreldakse või kuidas antropoloogid tegutsevad, et mis on see võrdluspunkt inimeste jaoks, kes äris tegelevad? Ma ei tea, kas see nüüd äri kohta käib, aga antropoloogid võrdlevad ennast õpipoistega või väikeste lastega, kes lähevad ja küsivad. Seesama, mida Keiu rääkis, et sa lähed hästi avatud meelega, et sa ei tea ja siis sa küsid, miks on. Ja antropoloogina sul on võimalus küsida ka rumalaid küsimusi, mida see ärianalüütik või et kui sa oled ikkagi ma ei tea, lipsuga või kontori kleidis ekspert, et siis sa ei saa minna tagasi juurde ja küsida, et oot, aga miks te nii teete või mis asi see on või näita mulle või kirjelda mulle. Et siis antropoloog väljaspoolt tulijana tal on see roll ja see võimalus hüpata sinna sisse ja saada nendest, vaadata numbrite ja mingite peeglite taha. Mind alati intrigeerib, kui keegi publikust küsib, et oota, kas antropoloog on siis spioon, et ta läheb kuhugi, imbub võõrasse kollektiivi, teeb märkmeid, teeb mingeid suuri üldistusi. Aga ma tahaks isegi öelda, et ta ei ole selles suhtes spioon, et ta on alati nähtav. Et me alati ütleme, et me vaatleme, aga mis on huvitav, et inimesed tihti unustavad selle mingi hetk ära. Et nad hakkavad sind võtma osana kollektiivist ja võibki juhtuda, et sa oled natukene spioon, et sul on alati see teine analüüsiv programm või analüüsiv selline pilk või meeleseisund endal, aga samal ajal tegelikult sind võetakse, et üks sõber siin kontori peol, et see spiooniga võrdlus alati on selline intrigeeriv, et on natukene vale, aga samas natukene õige ka. Ja võib-olla siin ongi üks kriitika või küsimus, mida antropoloogidele öeldakse, või tulebki see, et aga inimesed ju valetavad teile. Või et miks aga võib-olla nad ei räägi tõtt, millest minu jaoks peegeldub kultuuriline hirm, et kõik arvavad, et kõik valetavad neile esiteks. Või kuidagi see on nii läbikäiv või läbiv joon. Ja siis teine asi on see, et tegelikult keegi ei jõua kaua poosi hoida. Et seesama, mis Keiu ütles, et unustatakse ära ja lõpuks sa ikka saad teada, et ta tegelikult iga päev ei pese 2 korda päevas hambaid. Ja mis antropoloogil on see, et see on okei, et meie asi ei ole hinnata, et kas see on hea või halb või et kas see sellepärast on must inimene, et ta ei pese 2 korda päevas hambaid, et see hinnangulisus, seda me ka ei tee. Veel, kui Sven, sa küsisid, et millega antropoloogia võrreldakse, siis antropoloogid ise on kasutanud varjumetafoori. Et me isegi me üritaksime, muidugi reaalelus ei ole väga võimalik, et sa ei saa muutuda kellegi varjuks ja olla täiesti nähtamatu. Et kui ma tegin Soome ehitajatega intervjuusid, siis noor naine ehitusplatsi kõrval äratab tähelepanu, et sinna ei ole midagi teha, et sa ei saa varjuks muutuda. Aga teistpidi jällegi see on põnev võrdlus, et eesmärk on olla siiski või varjutada seda inimest, käia tema sammus, olla selles igas hetkes kohal ja peaaegu kui mõnikord mõelda, et uurija roll natukene lõpeb 9, et see on 9-5, et sa siis lähed koju ära ja hakkad oma elu elama, siis antropoloogid on kasutanud seda sellist tõesti taandumist oma elust, välitöödele minemist, et vanasti 100 aastat tagasi Malinovski, üks antropoloogi esiisasid, ütles, et sa pead uurijaga veetma vähemalt aasta aega. Ja tema ise läkski aastas saarele, õppis ära nende kombed, keele, muusikapraktikad ja kõik, mis veel. Aga oma välitöödes mulle ka ikkagi meeldib võtta see, et ma eraldun oma argielust.
et sellel hetkel ma olengi selle grupiga ja ma ei ole seal 9-5, vaid ma võib-olla ärkan nendel hommikutel kell 5, sellepärast et need inimesed ärkavad kell 5 ja võib-olla mõnikord teine olukord, kus ma uurin võib-olla ööelu tähendab, et ma olen 5 hommikul üleval, et see võimaldab siis hästi lähedast vaadet sellele elule, mida sinu informandid elavad. Aga kui edasi minna äriteema peale või inimestele, kes äriga tegelevad ja turundusega eriti tegelevad, siis kuidas inimesed, kes turundusega tegelevad, teie kogemuse järgi või siis mida te teate nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti kontekstis antropoloogist arvavad või kuidas nemad üldse näevad? Ma näiteks tean seda, et te olete käinud rääkimas ka turundusraadios, et see oli väga positiivne, et mida seal nagu te välja tõite, aga kui tagasi tulla selle küsimuse juurde siiski? Seda on mujal maailmas, ehk antropoloogiat on mujal maailmas turundussektoris väga edukalt kasutatud. Eestis on see praktika alles noor. Mulle endale minu üks lemmikuid näiteid on Lego bränd, mis oli siis 80-ndatel madalseisus. Nende klotsid olid läinud järjest suuremaks, mängud järjest lihtsamaks, oli tunne, et noorem põlvkonna lapsed nagu tahavad kuidagi selline massi asju või kuidagi lihtsaid, kiiresti kokku pandavaid ja millegi pärast Lego oli kaotanud oma identiteedi. Kes nad siis on, kellele nad mõeldud on? Ja viimases hädas, nagu tihti nendest antropoloogia edulugudest välja tuleb, et viimases hädas nad mõtlesid, et olgu teeme midagi täiesti uskumatut ja palkame enda tiimi antropoloogi. Ja mida antropoloogid tegid, nad läksid sinna samasse lastetuppa koos lastega legodega mängima, veetsid seal tunde. Ja said aru, et tegelikult oli Lego muutnud iseennast igavaks. Ta oli enda selle põhieesmärgi ära kaotanud, siis Lego mõte oli teha järjest raskemaid konstruktsioone, järjest põnevamaid mehhanisme, ehitada oma linnasid ja saada veel ägedamaks teiste laste Lego linnadest. Ja suured klotsid tegelikult töötasid sellele vastu. Nad said järjest vähem Legoga teha, see muutus järjest igavamaks. Ja sellest tagasidest tulenevalt Lego muutis täielikult oma põhimõtteid ja hakkas tegema vastupidiselt erineva taseme, erineva raskusastme, tuhandete tükkidega, miljoni tükilisi suuri mängu nagu otse kui selliseid, nagu muutis lapsed otse kui insenerideks. Et nad saavad ise ehitada, sest mida meie uuringud ka hästi näitavad, lapsed ei taha olla lapsed tahavad teha päris asju. Ja Lego viis selle täiesti uuele tasemele ning seeläbi kasvatas oma käivet tuhandeid kordi, et ta ei olnud kunagi varem nii populaarne kui pärast seda 2000-ndatel. Et see on üks selline väga, väga hea näide, kuidas see on turunduses hästi aidanud. Meil võib-olla minu kokkupuude antropoloogina turundussektori inimestega on olnud ka kuidagi see, et päris paljudel lähevad silmad põlema. Et see on see, mida meil oleks vaja või et teie saate vastata mingitele küsimustele, millele me oma tänaste praktikate või meetoditega vastuseid ei leia. Et te saate minna nagu sügavamale, te oskate või teil on need oskused, mida meil siin täna ei ole. Ja siis üks nagu takistus, kuhu nad, mulle tundub, sageli ka nagu jäävad kinni, on ka see, et siis kui inimesel lähevad silmad põlema, siis ta peab minema oma nagu järgmise korruse bosside juurde ja ütlema, et aga teeks, et see on nagu nii äge, et mul oleks vaja seda, et see on kallim kui Facebooki mingisuguse kiire küsitluse koostamine, et teeks ära, et mul oleks vaja seda raha ja siis sinna see nagu sumbubki. et kuidagi võib-olla see teadmine sellest, et mis see nagu väärtus või potentsiaal on, ei ole nagu nii levinud, et siin-seal on ju need üksikud säravate silmadega inimesed, aga ja ma arvan, et see on nagu antropoloogide enda töö ka, on ju, et seda Keiu Lego näidet siis veel rohkem nagu kuulutada. Ja veel tegelikult meile ju siin üsna lähedal põhjanaabrite IKEA. Muidugi rootslased on olnud antropoloogia usku algusest peale, et ka see köögi näide minu teada oli, kus antropoloogid istusid kööginurgas redeli otsas, et see
et ka see on Rootsi-Norra uurijate koostöös tehtud, aga IKEA tegi väga põnevat asja. IKEA saatis antropoloogid tavaliste inimeste kodudesse selleks, et aru saada, et millist mööblit siis neil on ikkagi vaja, et millest tunneb tänapäeva nende sihtrühm kõige rohkem puudus, millised peaksid olema need toonid, elemendid ja mis on IKEA puhul jällegi huvitav, et on suutnud suure toodanguga teha oma esemed võimalikult kohandatavaks praktiliselt igasse kodusse. Ja see jälle see inimese keskne vaatenurk on seal nii oluline, et ma arvan, sellised suured edukad edulood aitavad ka, nagu Sigrid mainis, neid ütleme juhtrollis olevaid inimesi veenda, et tegelikult see on asi, mida vastupidiselt ei saa endale lubamata jätta, et see on mingi asi, mis on nagu ärilise edu tagamiseks nii vajalik. Eriti täna muutuste olukorras, kus näiteks inimeste kodud on järjest rohkem nende kontorid ja vastupidi, kontorid on kodud, et see annab nii suure väljakutse antropoloogide kaasamiseks, aga kuidas täna näiteks kodudesse mööblit ehitada ja meil on endal olnud, tegime ühe koroona aja uuringu, kus inimesed olid väga leidlikud, näiteks triikimislauast sai lisakirjutuslaud või kuidas esik päevasel ajal muudeti ümber kontoriks. Et jällegi sellised elust enesest tekivad sellised sisekaemused. See võiks olla juba näiteks IKEA-le väga hea sisend, et meil oleks vaja kontorimööblit, mis oleks ümber pööratud majapidamismööbel või esikumööblit, mis oleks kohandatav nagu veel üheks bürooks. Aga võib-olla sellise info peale ei saa tulla kontoris istudes, et see peab tulema sellest inimeste endi inspiratsioonist, sest need mõtted tihtipeale ja juba need praktikad on olemas, aga kuidas viia need head ideed võib-olla siis tootmisesse, viia nende inimesteni, kes seda sektorit edasi viivad. Aga kui kaua võtab üks antropoloogi töö aega või on see ka väga selline suhteline ja sõltub projektist või tööst? Kui Keiu siin enne mainis, et vanasti tuli ikkagi aastaks aerutada saare peale ja siis elada seal inimestega koos, siis tänases nagu rakendusantropoloogia maailmas me saame aru, et ühelgi nagu kliendil ei ole seda aega oodata, et need tsüklid ikkagi on päris kiired, et see tahaks seda tulemust saada võimalikult ruttu. Ja me oleme vaadanud siin oma uuringute kontekstis 2-3 nädalat, oleneb palju, et kui sul on ikkagi 50 inimest, siis läheb nagu rohkem aega ja et mida sa täpselt teed, aga jah, 2-3 nädalaga on võimalik ikkagi nagu siuke välkantropoloogia ära teha ja need olulisemad tulemused nagu kätte saada. Aga jällegi innustaks ka ettevõtteid endeid võtma aega selleks, sest mida paremini me enne väljale minekut, seda me nimetame siis enne uurimisperioodi algust, saame ettevõttega koos töötada, saada aru, et mis tegelikult see küsimus on. Mõnikord me näeme ka tudengitega koos töötades, et see esialgne küsimus võib olla hästi abstraktne, enam-vähem, et millised makro- ja mikrostruktuurid mõjutavad meie turgu ja milline tulevikuprognoos on meie kliendisegmendi käitumusmustrites. Ja siis mõnikord me peame ütlema, et oota, nii ei saa küsida või nii ei saa väljale minna. Et see küsimus ka ettevõtte juhtidel tegelikult see tihti taandub väga inimlikule küsimusele. Et näiteks, miks inimesed ei osta või miks inimesed ei jää minu veebiplatvormile püsima või kuidas ma saaksin hoida neid paremini enda teenusega seotuna või oma ettevõttega seotuna. Siis ja mõnikord on see, et see miks on ka, et nad midagi juba teavad, aga kuidas sellest edasi minna. Et hästi kasulikud on need uuringud, kui me oleme saanud ettevõttega üks-ühele suhelda enne selleks, et see küsimus võimalikult hästi ära sõnastada. Ja siis omakorda me lähme tihtipeale inimeste juurde veel teistsuguste küsimustega, veel inimlike. Näiteks, et kas ma võin vaadata, kuidas sa süüa teed, et sellest kasvab välja näiteks, et kuidas ta mingit tervisetoitumise platvormi võiks kasutada. Aga selle järel siis
väljal olemise aega on seda väärtuslikum, et näiteks inimeste käitumismustrid muutuvad aastaajast tulenevalt, muutuvad väga palju, kas näiteks me teame, et aastavahetus on näiteks mingi murranguline aeg, et inimesed annavad lubadusi ja hakkavad kohe paremini käituma, mis iganes, et see on väga hea aeg näiteks uurida mingeid spordiklubide kasutamisi, sest inimeste motivatsioonid on teised ja veel enam on hea teha võrdlus, näiteks motivatsioon detsembri alguses ja jaanuari keskpaigas. Et mida paremini me suudame selle uuringu nii-öelda leida selleks sobiva aja ja koha ja see võtab natukene aega, et ideaalne oleks võtta ikkagi 2 kuud. Et me oleme neid sutsakad teinud, see annab nagu väga hea kiire sissevaatega, aga sellises tänapäeva kiires maailmas see, mida antropoloogid saavad anda, on just see süvenemise moment. Et me võtame päriselt selle probleemi käsile, mida võib-olla ettevõttes on aastaid edasi lükatud ja me päriselt tegeleme sellega süvitsi. Aga humanitaaride ja antropoloogide sealhulgas semiootikute või turundussemiootikute üheks suurimaks probleemiks või selliseks probleemiks võib öelda, et on teadvustamine teiste poolt või teiste inimeste poolt, sealhulgas firmade poolt ja turundajate poolt, siis minu järgmine küsimus olekski või on, et kuidas Rakendusantropoloogia Keskus ehk RAK lühemalt on lähenenud sellele probleemile, et inimestele teadvustada, mis asi on antropoloogia ja miks seda üldse vaja on? Mina olen hästi mõelnud, et see peab tulema kas siis antropoloogidelt või semiootikutelt endilt. Et me ei saagi eeldada, et erinevate valdkondade eestvedajad järsku teaksid, et kes me oleme. Ehk siis RAK-i algusest peale juba siis kõik selle 5 aasta jooksul, see on aina üha rääkimine. Käimine, rääkimine, mida me saame teha, mis on meie oskused ja eripära ja küsida, et kuidas teile neid tööriist oleks vaja, kuidas meie saame teid aidata. Ja ma arvangi, et rääkimine nende sõnadega, millest saavad ka nagu valdkonna välised inimesed aru. Et kui mina ülikoolis käisin, siis semiootikud armastasid rääkida nii, et neid mõistsid ainult teised semiootikud. Ma ei tea, kas see on aja jooksul muutunud, aga ja see on tegelikult väljakutse. Mulle tundub antropoloogidele ka, et kuidas see sama küsimus, mis sa Sven alguses küsisid, et mis see antropoloogia on, kuidas sa seletad niimoodi, et kõik oluline oleks nagu olemas. Et jah, kuidagi ongi nagu antropoloogina kõigepealt peaks nagu aru saama, kes see meie sihtgrupp on ja mis sõnu ta kasutab ja siis minna ja kasutada täpselt neid samu sõnu. Ja proovida siis nagu, või näidata just selle külje alt, et kuidas me oleme just nende inimeste jaoks relevantsed. Et hästi nagu diferentseeritud turundus selles mõttes. Aga kuidas on Rakendusantropoloogia Keskus aidanud inimesi või firmasid, turundajaid kitsamalt? Mõni näide, mida te saate tuua välja näiteks? Kui on? Ja, on küll. Me esimese asjana tuleb, see ei ole nagu ärimaailmast, aga minu arust nagu selle kohase näitena sobib hästi. Me eelmise aasta kevadel uurisime Noored kooli programmi potentsiaalseid sihtgruppe. Ehk siis, et kes on need inimesed, kellele nad peaks oma värbamissõnumeid saatma. Ja me tegime neile persoonasid, et kes need inimesed on ja mida neile nagu öelda tuleks. Nii-öelda. Mul tuleb kohe meelde üks RAK-i algusaja uuring Speak Smartiga, mis on siis Eesti väitlusklubi loodud siis sotsiaalne ettevõte. Ja nende küsimus oli, et kuidas rääkida väitlemise koolitustest ja väitlusklubidest nii, et inimesed seda kõige paremini mõistaksid. Ja mul on jäänud sellest uuringust väga hästi meelde, kuidas mitmed informandid tõid välja, et tegelikult väitlemine ei ole poliitikute või firmajuhtide oskus. Et tihti nad kasutavad väitlemist kodus oma teismeliste lastega või abikaasaga vesteldes. Et kuidas väitlemist tuua palju inimlikumaks, kuidas näidata, et see on tööriist, mida iga inimene
oma elus vaja või mis aitab tal olla, võib-olla ongi parem pereliige või parem sõber või parem kodanik on juba nagu liiga kaugele üldistades. Aga selline jällegi imepisikene väikene selline sissevaade võib anda väga olulise inspiratsiooni, et kuidas turundustegevusega jätkata. Ja kas sellest samast uuringust ei tulnud see ka, et võib-olla sõna väitlus on liiga nagu võistluslik sul nagu nii-öelda koolitusturu nagu sihtgruppide jaoks, et võib-olla peaks kasutama midagi, et inimesed ei taha nagu võistelda, et nad tahavad neid oskusi kasutada teistes kontekstides, nagu Keiu ütles, et võib-olla see peaks kasutama mingeid muid sõnu, millel ei ole selliseid konnotatsioone nende inimeste jaoks. Ja väga põnev uuring, mis oli meil siin, tegelikult me oleme aastate jooksul päris mitu selline diasporaa kogukondade või välistööjõu ja residentsusega seotud teemadel uuringuid teinud. Ja üks selline põnev sissevaade jällegi, paljud turundajad ka täna kasutavad persoonasid, kasutavad kliendi teekondasid, sellest on 10 aasta jooksul hästi palju räägitud. Ja tundub otsekui, et antropoloogid nagu räägivad seda sama juttu või nagu tegelikult annavad sisendit sellele samale protsessile. Aga jällegi huvitav olukord oli, kui me hakkasime uurima e-residentsuse tüüpe, nii-öelda persoonasid, kellele Eesti e-residentsus või selline digitaalne kodanikuks olemine kasulik on. Ja meie tellijal oli toona kujutluspilt, et on selline ärimees, ta on hästi liikuv, ta ei ela nagu kusagil, aga elab igal pool, sõidab lennukitega siia, sinna, kolmandasse kohta. Ja nad tahtsid teada, et kuidas see persona siis elab. Ja me läksime nii-öelda seda personat otsima. Ja tulime tagasi sellega, et tegelikult see persona jaguneb 4 ja seda täpselt sellist tüüpi ei eksisteeri ja seda ei eksisteeri sellistel põhimõtetel. Et nii võib ka öelda, et nagu antropoloog on nende persoonade valideerija, et me ikka päris tihti näeme, kuidas inimestel, et kui mõtleme oma kliendile, siis meil on ikkagi kujutluspilt, et me teame, et ta on John on 22-aastane, talle meeldivad kassid ja ta mängib arvutis neid mänge. Ja see on mõnikord tõesti meie klientide pettumus suur, kui me ütleme, et tegelikult John ei eksisteeri, et tegelikult tema nimi on Mari, ta on Põltsamaal ja ta on hoopis elab sellist elu ja tal on sellised mured ja sellised rõõmud. Ja see on nagu äärmiselt edasiviiv. Et tõesti, me võime neid persona kaardistusi oma grupitöö siseselt teha, aga ühel hetkel, kui me toome antropoloogi näol sinna ruumi selle päris inimese, me uurisime ehitussektorit ja ehitussektori maksukäitumist. Väga keeruline persona, tõesti väga keeruline sektor ja antropoloogide supervõimeks ongi peetud selliste ebatavaliste inimeste ülesleidmist, nendega selle ühise keele leidmist, selle usaldusliku sfääri tekitamist. Ja siis me ei too sinna ruumi seda Margust või Antsu, vaid see antropoloog on selles ruumis selle Marguse ja Antsu hääletoru. Ja saab öeldagi, et oodake, need asjad ei kehti. Ta ei mõtle nii. Näiteks üks asi, mis ehitussektori juhtide uuringust välja tuli, Maksu- ja Tolliamet siis eeldas, et kui ta räägib sellisest, et hea Eesti kodanik peab maksma makse ja sellega hoitakse üleval meie pensionisüsteem ja sinu vanaema saab arsti juurde, siis me saime öelda selles tagasiside ringis, et ei, see inimene ei mõtle nii. Ta elab Pärnumaal, ta elab 30 kilomeetrit linnas, tema juurde viib 5 kilomeetri auklikku kruusateed, ta viib oma vana inimese ise autoga arsti juurde ja mõnikord isegi eraarsti juurde, sellepärast, et see inimene ei jõua tänases olukorras ära oodata seda järjekorda. Ta maksab ise oma töötajate naistele lisatoetust, et nad saaksid osta endale vankri ja lisaks on ta veel toetab enam-vähem kohalikku gümnaasiumiõpilast, et tema saaks maalt linna kooli minna. Et ta on niigi selle väikse kogukonna kõige otsesem leivaisa või vähemalt see on see, kuidas ta ennast tunneb. Ja kui talle veel öelda, et riik ootab temalt seda panust, siis ta ütleb, et
ma maksan iga kuu 10,000 eurosid makse, ma lisaks panustan oma eluga niivõrd. Et ärge tulge mulle rääkima, et mul on veel mingid kohustused. Ja sellel hetkel ma arvan, et meil seesama näite ära rääkides valitses toas vaikus ja meie vastas laua tagant öeldi, et olgu, ma vist nüüd saan aru päriselt nagu, et me oleme rääkinud nendega nagu mitte vales, aga täiesti teises keeles. Et kuidas seda suhtlust nüüd algusest peale hakata teistmoodi üles ehitama. Aga milline on meie kuulajatele viimane sõnum antropoloogidelt, kes tunnevad huvi nüüd suuresti antropoloogia vastu ja tahaksid kohe tutvust teha antropoloogia maailmaga, et kas nad peaksid siis tulema kohe Tartu Ülikooli õppima näiteks antropoloogiat või siis võivad teie juurde pöörduda? Ma arvan, et nad esimese asjana võivad minna antropoloogia.ee lehele, et seal meil on blogi, kus me avame seda antropoloogia maailma erinevate nurkade alt, et see võib-olla on nagu kõige parem algus. Ja seal on umbes ülevaade meie tehtud töödest ka, et seal on ka näha, et mis nurkade alt me oleme saanud aidata erinevaid sihtgruppe. Et seda ma soovitaks esimese sammuna ja siis edasi Google aitab. Väga hea. Ja kindlasti võib vaadata Tartu Ülikooli rakendusliku antropoloogia ja etnoloogia folkloristika õppekava, et seal on mitmeid lugemissoovitusi, seal on Liivo Niklas on teinud toredaid dokumentaalfilme, Art Leete kirjutab tihti Sirbis arvamusartikleid, et kindlasti tasub hoida ka nendel kanalitel pilk peal. Super. Loodame, et kuulajad kindlasti õppisid nüüd midagi väga olulist, sest mina sain küll väga palju teada midagi uut, mida ma kohe kindlasti oleks oma peaga kuskilt välja võlunud ja kuskilt isegi leidnud. Aitäh teile, Keiu ja Sigrid. Ja ma loodan, et teil oli ka huvitav rääkida, millega te tegelete. Aitäh! Aitäh! Palun. Ja.